Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Selles videos räägime sulamistemperatuurist ja samuti sulamissoojusest ning teeme nende peale ühe ülesande. Ehk siis sulamistemperatuur on mingisugune temperatuur, millal toimub siis sulamine ja tahkumine. Näiteks vee puhul väga tuntud, kõik teavad, on 0 kraadid Celsiust, nii sulamistemperatuur. Mida see tähendab, on see, et nii sulamine kui tahkumine toimuvad sellel temperatuuril, on see, et vesi võib olla nii jää kui ka vedelvesi sellel temperatuuril. Mida see tähendab, on põhimõtteliselt see, et olenevalt sellest, kas meil on selles keskkonnas antakse talle rohkem soojust juurde või talt liigub soojust vähemaks, sellest olenevalt on kas vesi või jää. Ja sulamissoojus ongi see näitaja, mis ütleb, kui palju meil on vaja energiat anda, et see sulaks. Ja samamoodi me saame vastupidi mõelda, et meil on ka võimalik leida, kui palju meil on vaja energiat siis vähemaks võtta, et mingi asi päriselt tahkuks. Ja sulamissoojust tähistame tähega lambda, kreeka täht lambda. See tuli väga inetu välja. Niimoodi näiteks. Tehakse ka nii. Igastahes lambda. Ja nüüd meil on selline valem olemas, kus soojushulk, millest me oleme rääkinud ühes eelnevas videos, võrdub siis sulamissoojuse ja aine massiga. Ehk siis mida see meile ütleb, on see, et kui me tahame teada, kui palju soojust tuleb meil millelegi anda või siis ka ära võtta on ju vastavalt selleks, et meil siis faasi muutus, ehk siis see, et kas ta läheb tahkeks või ta jääb vedelaks või vastupidi, et see muutus toimuks, kui palju soojust meil on mingi massi kohta vaja. Ehk siis proovime seda nüüd ülesandega, et ma loodan, et siis läheb ta selgemaks. Ehk siis meil küsitakse, meil on mingisugune jää ja meil on vaja seda lisada mingisugusesse vette selleks, et see vesi 0 kraadini jahutada. Nüüd selle ülesande lahendamiseks meil on vaja 2 valemit, üks on see, kuhu võrdub lambda korda m. Ma teen need 2 valemit, mis meil siia vaja on, siia. Võrdub lambda korda m, ehk siis soojushulk võrdub sulamissoojus korrutada mass. Ja samamoodi meil on ka ju soojushulk, meil oli teine valem veel, oli siis erisoojus korrutada mass, korrutada muutus temperatuuris. Ma kirjutan siia praegu selle väikse kraadi märgikese, et tähistada, et meil tegemist on siin temperatuuriga ja mitte ajaga näiteks, mis on samuti ju tähistatud T-ga. Võt. Ja mida me siis teame? Meil on teada, et meil on 200 grammi vett, vesi on 200 grammi. 200 grammi ehk 0,2 kilogrammi. Siis me teame selle vee temperatuuri. Me teame, et vee temperatuur on 20 kraadi. Ja me teame, et vee lõpptemperatuur, ehk siis see oli siis vee algtemperatuur, me teame, et vee lõpptemperatuur on 0 kraadi. Ja me teame, et meil on mingisugune jää, mis on samuti 0 kraadi juures ja me hakkame seda siis panema sinna vette. Aga me ei tea, kui palju meil seda jääd on, mitu grammi meil seda on, see on teadmata. Ehk siis meil on jäämass on teadmata. Tegelikult tuleks kirjutada niimoodi. Ei tohi võrdusmärki panna. Igastahes. Alustame sellest, et meil mingisugused andmed on tegelikult teada. Me teame lambdat, see on tabeli väärtus. Kui sa ei tea ise peast, mis see lambda on, siin puhul me räägime siis vee, nagu me enne rääkisime ka sulamissoojusest, see on see sama asi, mis meil siin enne oli. Vee sulamissoojus. Või tegelikult me räägime siis jää sulamissoojusest, on ju. Jää sulamissoojus on 330 ja nüüd ma kirjutan kilotšauli kilogrammi kohta. Kui me tahame, siis me saame sellest teha ka tšauli grammi kohta, aga kilotšaul kilogrammi kohta on ka väga okei. Meil lihtsalt on vähem nulle siis, sest kilo lihtsalt tähendab 1000, ehk siis see tähendab, et meil on 1000 korda suuremad arvud, kui meil muidu oleks, siis meil vähem nulle kirjutada, vähem jama. Ja teine siis suurus, mida me tabelis saame vaadata, on see C siin. Ma kirjutan selle praegu teise värviga, teeme selle oranžiga, ehk siis see on see erisoojus, ehk siis kui palju me peame andma, siis kui palju on veel energiat vaja selleks, et selle temperatuur muutuks 1 kraadi võrra. Ja veel on see
4200 džauli kilogrammi seltsuse kohta. Vot, ja nüüd me saame hakata arvutama või õigemini mõtlema, mida me tahame arvutada. Ehk siis mina mõtleks sellest niimoodi, et meil on põhimõtteliselt 2 etappi siin. Meil on esimene etapp, on vaja teada saada, kui palju on vaja veelt võtta energiat vähemaks, et ta jõuaks 0 kraadini. Ehk siis kui palju veelt energiat vähemaks. Ja teine samm, mida ma teeksin, oleks siis teades seda, kui palju veelt energiat on vähemaks vaja võtta, siis mitu grammi või kilo või grammi seda jääd meil on siis selleks vaja. Nii, aga alustame esimesest sammust, ehk siis meil on vaja teada seda soojushulka, mis meil on vaja, et veest eralduks selleks, et me saaksime vee 0 kraadini. Nüüd, kuidas me seda leiame, on kasutades seda valemit siin. Me teame vee erisoojust, see on meil tabeli väärtus, see on ette antud 4200 džauli kilogrammi seltsuse kohta. Me teame vee massi, sest see on meil antud ülesande tekstis, see on 0,2 kilo. Me teame temperatuuri muutust ja temperatuuri muutus meil oli 20 ja siis meil on 0 kraadi, ehk siis 20 kraadilt läheb 0 kraadi peale. Algusest oli 20 kraadi, siis ta läheb 0 kraadi peale. Aga ma teen selle. Nüüd põhimõtteliselt see, kumba pidi me selle teeme, oleneb sellest, et kas vesi jahtub või soojeneb. Meil tegelikult praegu vahet ei ole, kas ta jahtub või soojeneb. Lihtsalt oluline on see, et me tahame teada saada neid džaule. Ehk siis kui ma kirjutan niimoodi, et T2 miinus T1, siis meil on tegemist, tuleb negatiivne arv, ehk siis see tähistab meie jaoks seda, et vesi jahtus. Nii, ja nüüd me arvutame, ehk siis täiesti tavaline matemaatika, 4200 korrutada 0,2 korrutada ja siia tuleb miinus 20. Saame miinus 16 800 džauli. Ja kui me tahame, me võime selle sama asja kirjutada välja 16,8 kilo džauli. Kilo lihtsalt tähendab, et see on 1000 korda suurem kui eelmine. Ehk siis kui see on samamoodi, nagu sa saad meetritest teha kilomeetrit, sa saad teha džaulidest kilodžaule. Olenevalt, kuidas sul endal mugav on. Võt, ja nüüd on teine samm. Siin ma teen teise sammu äkki mingi muu värviga. Ja teine samm. Ehk siis, kui palju jääd meil vaja on. Kui palju jääd vaja. Nüüd me kasutame siis seda valemit, kus meil on soojushulk, mis tuleb siis, nagu me enne rääkisime, sulamissoojusest ja siis massist. Ehk siis, kui jää sulab, siis tast eraldub mingisugune, siis talle peab andma mingisuguse soojushulga. Ja siis see on sulamissoojus korrutada, tema mass on see, mis soojushulga me peame andma. Ja see soojushulk peab kuhugi minema. Meil on vaja, et ta läheks vee sisse, et vesi jahtuks. See on see, kuidas me saame sellest mõelda. Nüüd, meil on see miinus 16,8 kilodžauli. See soojushulk ja see soojushulk, see on sama arv. Ehk siis soojushulgad on siin põhimõtteliselt täpselt sama. Meil on seda energiat vaja kuskile panna selleks, et vesi saaks sellest lahti, et vesi saaks jahtuda. Selleks meil on vaja jääd. Jää sisse me saame seda soojust panna. See jää hakkab küll sulama, aga see on meie jaoks okei. Me lihtsalt tahame, et vesi saaks jahedam. Nüüd, kui ma hakkan seda kirjutama, siis mis ma teen? Kui ma hakkan valemit kirjutama, siis mis ma teen? Ma teen nüüd niimoodi, et ma jätan selle miinusmärgi ära. Põhjus, miks ma jätan selle miinusmärgi ära, miinusmärk näitab meile, kas mingi asi jahtub või soojeneb. Meil praegu ei ole vahet. Meie jaoks on oluline ainult see, et see soojushulk, see Q, on meil mingisugune arv. See on praegu kilodžaulides. Nii, nüüd meil on tabeli väärtus, lambda. Lambda me teame, et on 330 kilodžauli kilogrammi kohta. Nüüd oluline on see, et siin oleks kilodžaul ja siin oleks kilodžaul, need on mõlemad samad, seega kõik on hästi. Ja siis meil on mass ja mass meil on vaja kilodes. Ehk siis nüüd see on see koht, kus me ei tea, kui palju meil seda jääd vaja on, nii et meile jääb siia tundmatu. Ja põhimõtteliselt selleks, et seda ülesannet lahendada, me lihtsalt matemaatikame. Siis kõige tavalisem matemaatika. Ja nüüd selleks näiteks, mis mina võiksin siin teha, on see, et ma jagan mõlemad pooled 330-ga. Sest siis me saame ühelt poolt 330 lahti ja teisele poole me saame mingisuguse loogilisema arvu. Nii, ja nüüd kui ma selle ära arvutan, siis ma saan, et M on umbes 0,05 kilogrammi. Nii, 0,05 kilogrammi. Mida see tähendab? Kui palju on 0,05 kilogrammi grammides on
50 grammi, ehk siis ma saan kirjutada, et see on 50 grammi. Jällegi, see on täpselt sama asi, et kilo, see on 1000 grammi. Kilogramm, 1000 grammi. 0,05 kilogrammi korrutada 1000-ga, meile selle, kui palju meil gramme siin on. Ja mida see tähendab? See on see jäähulk, mille, kui me paneme vee sisse, siis veelt kaob nii palju soojust. Kui veelt kaob nii palju soojust, siis vee temperatuur muutub 20 kraadi võrra ja siis me saamegi endale lõpuks 0 kraadise vee ja kõik on õnnelikud. Ja see on see, kuidas mina seda ülesannet lahendaksin. Kanali Patreoni toetajad saavad arvamust avaldada selles osas, mis videoid peaks järgmisena tegema ning samuti saavad näha kõiki minu videoid sellest hetkest, kui nad valmis saavad ning ei pea ootama, et need YouTube'i üles laetakse.